Tänases videos vaatame, kuidas saab luua radu Navicapi kaartidele. Esmalt tuleb siit ülevalt valikust võtta lisarada. Seejärel näeme, et on tekkinud kaardile selline väikene kastikene. Ja esimene variant, kuidas radu luua, on see, et teha rada kaardil juba olemasolevate punktide vahele. Lihtsalt klikkides punktidel ilmub meile siia rada. Ja nagu ka näeme, kõik punktid, mis me oleme kaardile hetkel pannud, on tulnud ka siia ridade kaupa. Iga punkti kohta on aadress. Siin kõrval on kustutamise nupp. Näiteks vajutades sellele, viimane lõik sellest kustub ära. Paneme selle siia nüüd tagasi. Ja edasi, siin all on selline valik, kus on valida, kas me soovime punktid, mis me hetkel kaardile panime, soovime nad objektideks muuta või mitte. Kuna hetkel on meil objektid kaardil varem juba olemas olnud, siis me seda kasti ei täida. Järgnevateks valikuteks on, kas soovime rada jalakäijatele, rattasõitjatele, autodele või hoopis linnulennult. Ja kuna meie hetkevalikuks osutub see, et me soovime jalakäijatele joonistada rada kaardile, siis valimegi selle. Nüüd nagu näha, on süsteem ise genereerinud kaardile raja. Paneme kaardile nime. Kuna klasse meil rohkem ei ole kui üks, siis jätame selle sama. Raja tüübiks on meil jalutuskäik. Järgmisena saab valida rajale sobiva värvi. Edasi tulevaks valikuks on raja läbipaistvus. Kui see number on 1, siis see tähendab, et kaardil olev rada ei ole läbipaistev. Mida väiksem ta on, seda läbipaistvamaks ta kaardil muutub. Hetkel jätame ta valikus nii, et ta ei ole läbipaistev. Laiusega on täpselt sama, mida suurem on number, seda laiem on rada kaardil. Raja kirjelduseks kirjutame lause, et hetkel soovime, et raja algus oleks rohelises punktis ja lõpp tumepunases. Seejärel salvestame raja. Nüüd näeme vasakul valikus, et meile on siia lisaks olemasolevatele punktidele tekkinud ka rada. Kaarti refreshides näeme ka selle raja pikkust. Teine variant, kuidas luua kaardile rada, on see, kui luua rada koos punktidega. Paneme taas kord rajale mõned punktid. Üks variant, kuidas punkte kaardile panna, on klikkides. Teine aga see, et aadressi saab otsida ka otsinguvälja kaudu. Paneme siia aadressi, mida me soovime kaardile panna. Siin nüüd näeme, et siia tekib kaardile punkt aadressiga ja valikuga, et tuleb lisada uus punkt. Klikkides siia näeme, et see punkt on nüüd ühendatud meie rajaga, ka siia ilmus see. Ja taaskord valime jalakäija. Kõigepealt jalakäija funktsiooni, aga enne seda klikime ka selle valiku, et kõik kaardil olevad, selle raja sees olevad punktid
punktid muutuksid meil objektideks. Nüüd siis valime jalakäija funktsiooni ja näeme, et kaardile koos radadega on ilmunud ka punktid. Taaskord kirjutame rajale nime, valime värvi, jätame need valikud samaks, mis nad siin on. Ja kuna kaardi radade kirjelduse lahter ei ole kohustuslik täita, siis seekord jätame selle tühjaks. Vajutame salvesta ja näeme, et kaardile ilmuvad uued punktid koos meie rajaga ja ka siin on need nähtavad. Ja nüüd, kui on soovi, saame hakata ka neid uusi punkte, mis kaardile tekkisid, neid muutma. Salvestame ära, teeme korraks kaardile refreshi ja näeme, et selle raja pikkuseks on tulnud veidi üle 1 kilomeetri. Kolmas variant, kuidas radu luua, sobib eriti hästi matkaradade puhul, kuna need reeglina on linnast väljas, võib-olla ka mitte ametlike teede peal ja seega on nendega vaja käituda veidi teistsuguselt. Nimelt valime taaskord, lisame raja, paneme kaardile punktid, kuhu me soovime rada luua. Kui me soovime seda rada luua ilma vahekontrollpunktideta, siis klikime kohe linnulennul nuppu. Kui aga soovime koos kontrollpunktidega, tuleb siia ette, tuleb ka see valik täita. Meie praegu ei võta seda kontrollpunktide osa, teeme lihtsalt ühe matkaraja. Valime linnulennult, näeme, et rada on kaardile tekkinud. Kirjutame siia ka raja nime. Jätame klassi samaks. Tüüpi me ei määra, kuna me tegime seda linnulennult rajana. Jätame värvi samaks. Jätame samaks ka kõik muud valikud. Kaardi või raja kirjeldusse kirjutame väikese teksti. Ja salvestame. Nagu näeme, alati pärast kaardile raja salvestamist või rajale klikkides ilmuvad siia sellised väikesed valged mummud. Need on siis need mummud, millega saame rada vastavalt oma vajadusele muuta. Me saame võttes siit ühest kinni ja saame teda lohistada täpselt sellisesse asendisse, nagu vaja tarvis on. Ja parema hiireklikiga valgetele mummudele vajutades saab ka rajalõike kustutada.